juba virkestunud ja viimased tulevad kohe tordi ja kohvi juures siia ülesse. Ma loodan, et nad kuulevad seal all, et meie teeme siin häält. Meie konverentsipäev hakkab jõudma lõpupoole. Veel on vaja kuulata rahva häält ja loodame, et kõik me lõpuks kuulame ikkagi see, mis Jumal ütleb, aga me alustame viimase sellise sessiooniga ja sotsioloogiliste uuringute tutvustamiseks on meil täna siin kaks inimest, Tiina Kilemit ja Eerik Jõks, ootused seoses uue lauluraamatuga sotsioloogilise küsitluse tulemuste põhjal. Ja ma arvan, et me rohkem ei viida, me alustame ettekannetega ja ma palun, et te võtaksite sõna. Austatud konverentsil osalejad, mina teen siis otsa lahti ja minu kaasettekandja Eerik vajadusel täiendab mind. Minu ettekande eesmärgiks on siis rääkida ootustest uuele lauluraamatule, nii nagu see kajastus nendes sotsioloogilistes uuringutes, mis läbi viidi. Ja kuna need uuringud olid nii mahukad ja seda materjali, mida kogunes, oli nii tohutult, siis mina oma ettekandes püüan rääkida võimalikult üldistavalt. Ja kuna ma olen sotsioloog, siis ma ei pääse ka kuidagi numbritest ja protsentidest. Ehk ma püüan anda sellist võimalikult üldist numbrilist ülevaadet sellest, kuidas kaks uuringus osalenud rühma mingisugustest teemadest arvasid. Ja need kaks rühma on siis kõigepealt ekspertide rühm, keda Eerik küll kutsus spetsialistide rühmaks, aga vahet ei ole, kuhu siis kuulusid vaimulikud, organistid, kirikumuusikud ja töötegijad ja teise rühma mõningate eranditega kuulusid koguduste lihtliikmed. Ekspertide küsitlus toimus käesoleva aasta mais-juunis ja sellele vastas 161 inimest. Lihtliikmete küsimus toimus juunist oktoobrini ja sellele vastas 200 inimest. Nii et kokku 361 inimest, mida on päris palju. Esiteks mõned üldist laadi küsimused, mis puudutavad küll praegust lauluraamatut, aga mida on väga oluline siiski silmas pidada seoses uue lauluraamatu koostamisega. Vastajatel esitati mõned väited, millega nad said nõustuda või mitte. Ja nüüd nendes, ma palun esimest 2 slaidi, seal on üks tabel, mis jätkub teise slaidi peal, millega nad said nõustuda või mitte ja parema ülevaatlikkuse huvides ma olen summeerinud nende vastajate protsendid, kes olid esitatud väitega kas täielikult või pigem nõus. Et siit te siis ilusasti saate võrrelda nende 2 sihtrühma hoiakuid. Et siit on praegu välja võetud need, kes küsimusele ei osanud vastata või ei olnud nõus, et kellel on asja vastu spetsiifilisem huvi, võib minu käest hiljem küsida või siis lugeda uuringute aruandeid. Ja ma loodan, et kõik neid tabeleid hästi näevad. Ma ei tea, kui hästi sinna taha ridadesse on näha, aga siis ma palun, et te tuleksite ettepoole, et ma ei hakkaks seda tabelit nagu rida-realt üle lugema, vaid lihtsalt räägiksin mõningatest tähelepanekutest, mis minule siit silma jäid. Esiteks on tore see, et nende 2 erineva sihtrühma hoiakud ja suhtumised on liikunud üsna ühesuunaliselt. Vaatamata sellele, et mõne küsimuse puhul see hoiak on ühes rühmas tugevam ja teises nõrgem, aga see, et need hoiakud liiguvad ühesuunaliselt, tähendab seda, et põhimõttelistes asjades ollakse nõus. Ja see on väga hea, sellepärast, et mida iganes seoses lauluraamatuga edasi tehakse, võib öelda, et me liigume ikkagi ühiselt pinnalt ja ühise kompromissi põhjal edasi. Et asjadest saadakse nendes 2 rühmas ühtemoodi aru.
Nagu näete, siis ollakse ettevaatlikud selles osas, mis puudutab lauluraamatu rolli kogu ühiskonna jaoks. Et lihtliikmetest arvas 46% ja ekspertidest 40%, et lauluraamatul on oluline roll mitte ainult kirikus, vaid kogu Eesti ühiskonnas. Aga siiski see number on üsna suur. Samuti leiti, et lauluraamat vastab küll Eesti luterluse ajaloolisele vagaduslaadile, kuid mitte niivõrd hästi tänapäevase luterliku kiriku vagaduslaadile. Ligi pooled ekspertidest nõustusid, et erinevad teoloogilised teemajaotused on tasakaalus, 36% nõustus sellega, et lauluraamatus on laule, mille sõnum on teoloogiliselt küsitav või mille seos kirikuõpetusega on nõrk. Nii, nüüd palun teine ja kolmas slaid. Nüüd siis mõnedest vormilistest küsimustest, mis puudutasid lauluraamatu erinevaid formaate, raamatu sisu, nummerdust, struktuuri, paberit ja selliseid asju. Võib öelda üldiselt, et praeguse lauluraamatu, just selle musta kirikuformaadiga, natuke vähem, aga siiski ka punase koduformaadiga, ollakse üldiselt väga rahul. Miks rahulolu punase formaadiga oli natuke väiksem, on see, et võib-olla tõesti, et osade inimeste jaoks need šriftid on väikesed või seda, miks niimoodi vastati, miks see rahulolu on natuke väiksem, seda peab vaatama siis fookusgruppide materjalist. Nii. Samuti meeldib vastajatele, et lauluraamat sisaldab pühakirja tekste, palvetekste ja jumalateenistuse kordasid. Nagu näete, siis need rahulolu näitajad on väga kõrged, et lihtliikmetest arvab, et see peaks nii olema koguni 92%, ekspertidest 86%. 42% lihtliikmetest häirib see, et osa salme on lehekülje pöördel, ülejäänuid see ei häiri. Samas ei häiri vastajaid tühi lehepind, et seda seal lauluraamatus on, nii palju kui teda siis on. Ka lehekülgede süsteemi ja registrite paigutusega ollakse rahul. Ka laulude temaatiline struktuur ja paigutus teemade alla ei ole vähemalt küsitluse järgi enamiku vastajate jaoks probleem. 65% lihtliikmetest ja 78% ekspertidest arvas, et uue lauluraamatu kirikuformaat võiks olla samasugune, nagu ta on praegu. Järelikult ollakse praeguse lauluraamatuga vähemalt vormilises osas vägagi rahul ja enamik vastajatest arvab, et uus lauluraamat võiks olla selle sarnane. Nii. Nüüd aga sisu puudutavate küsimuste juurde. Taas esitasime vastajatele rea väiteid, mis puudutavad küll praegust lauluraamatut, aga millest ei saa üle ega ümber uue lauluraamatu puhul ja need vastused ka tegelikult peegeldavad ootusi uuele lauluraamatule. Nagu näete, siis on päris mitmetes küsimustes eksperdid näinud suuremat probleemi kui lihtliikmed. Ja sisu puudutavates küsimustes see ongi väga selline tähenduslik, et lihtliikmed on rohkem rahul või nad ei oska võib-olla näha probleemi nendes kohtades, kus ekspertliikmed näevad. Tõsi, et natukene rohkem esines ka siin sisu küsimuste puhul seda, et lihtliikmed ei osanud kõigile küsimustele vastata. Mõned küsimused olid nende jaoks natukene keerulised ja raskepärased, aga siiski see küsimus võib olla ikkagi ka põhimõtteline. Et see lihtliige ei ole nii tundlik ja nii võib-olla reljeefne kõigis küsimustes. Et ta vaatab lihtsalt paljudest asjadest üle.
näiteks selline küsimus nagu, et kui palju inimesi häirib see, et mitmetest lauludest on olemas A- ja B-viisiga variant. No neid lihtliikmeid, keda see ühel või teisel viisil häirib, on 26%. Selline küsimus, et kas häirib saksa päritolu laulude rohkus. Kui lihtliikmetest ütleb 35%, et jah, et saksa päritolu laule on liiga palju, siis ekspertidest näeb siin probleemi 50%. Psalmide ja kantikumide puudumise ning koraalide arvu küsimuses on ligi kolmandik lihtliikmetest jäänud vastuse võlgu. See siis tõenäoliselt näitabki, et nad ei oska selles küsimuses oma arvamust avaldada või nad ei oska ka lihtsalt puudust tunda. Ekspertliikmetest arvas 47%, et väljendit omal viisil on liiga sageli kasutatud ja 40% arvas, et liiga vähe on rakendatud Luteri võtet viisistada vaimulikke tekste populaarsete meloodiatega. Nii. Nüüd aga palun järgmine slaid. Veel järgmine. Juhul, kui vastaja arvas, et praeguse lauluraamatu vaimulik sõnum ei ole tema jaoks piisav, siis paluti tal vabas vormis kirjutada, millise sõnumiga tekstide osakaalu võiks uues lauluraamatus suurendada. Ja mina olen toonud nüüd sellel slaidil välja loeteluna need teemad, mida rohkem nimetati, et sellised, mida ainult üks inimene nimetas, et need ma olen välja jätnud, et need on ikkagi sagedamini esinenud teemad ja need ei ole sageduse järjekorras, vaid on juhuslikus järjekorras. Ja mida ma võib-olla omalt poolt siin veel välja tooksin, mida tõesti siis rohkem esines, oli ikkagi rohkem soovi nagu tänu, kiituse, ülistuslaulude, rõõmu, helguse järele. Ja nagu siin ka eelkõnelejate jutust tuli välja, ja ka üks küsija siin küsis, et need laulud, nende laulude sõnumid väga paljuski ei kirjelda sellise tänapäeva linnastunud inimese elurütmi, elulaadi, eluprobleeme, muresid ja rõõme, siis tõepoolest nii fookusgrupile vastajad kui ka lahtiste küsimuste kirjutajad ütlesid, et tõepoolest, et paljud laulud sobivad rohkem sellisesse agraarühiskonda või niisugusesse talulikku elurütmi. Et rohkem võiks olla selliseid laule, mis kajastavad tänapäeva inimese kõikvõimalikke elusündmusi ja selliseid elus ette tulevaid probleeme või siis kas või mis sobivad reisile mineku eel või mingisuguste ettevõtmiste ja perekondlike ürituste juurde. Nii, palun järgmist slaidi. Ja see on siis ekspertliikmete vastustest koostatud. Et üldiselt jällegi tulid kõne alla sellised teemad nagu tänu, ülistus, kiitus, rõõm, usu ja lootusega seotud teemad, aga mis võib-olla erinevad lihtliikmetest välja toodi, olid näiteks pühakute mälestuspäevadeks sobivad laulud, luterlikud tuumtekstid, igapäevase hingehoiu juurde sobivad tekstid haigetele ja vaevatutele, jällegi kristlane ühiskonnas ja kaasaja kristlane, patust pöördumine ja meeleparandus, sakramentaalne vagadus. Et mõned lahtiste vastuste kirjutajad lausa muretsesid selle pärast, et siiski selliseid patust pöördumise ja meeleparanduse teemasid ei võetaks lauluraamatust vähemaks selle arvelt, et selliseid rõõmsaid, helgeid ja tõstvas meeleolus laule tuleb juurde. Et neid justkui ei tohiks ikkagi kaduda sealt, et neil oli mure selle pärast.
Nii, küsimustikes paluti vastajatel väljendada oma arvamust ka konkreetsete kirikulaulude kohta. Mõlemas küsimustikus oli respondendil võimalik märkida kuni 20 kirikulaulu ja palveraamatu laulu, mis on tema meelest kirikulaulu ja palveraamatu lemmiklaulud, ehk mida ta sagedasti kasutab ja mida ta sooviks kindlasti näha ka uues koostatavas lauluraamatus. Ekspertide küsimustiku esimesed 3 laulu olid Õnnista ja hoia nimetatud 40 korda, Ainult päev see lohutuseks mulle 39 korda ja Jumal, mu süda igatseb sind nimetatud 38 korda. Koguduse liikmete uuringus olid 3 esimest Püha vaim, puuduta mindki 55 korda, Õnnista ja hoia 55 korda ning Üks kindel linn ja varjupaik 48 korda. Ekspertide ankeedis päriti lisaks lemmiklauludele veel laulude kohta, mille eemaldamine ei muudaks kiriku laulu- ja palveraamatut vastaja jaoks oluliselt halvemaks. Siin olid esimesed 3 Ma pühapäeva koolis 25 korda, Küürie, oh Jumal, isa kõrges väes 19 korda ja Meile anna rahu armuga 17 korda. Samuti küsiti ekspertidelt, millised on need luterlikud laulutekstid, mis teie arvates peaksid kindlasti koostatavas lauluraamatus olema. Siin oli esikolmik järgmine. Üks kindel linn ja varjupaik 59 korda, Õnnista ja hoia 41 korda ja Püha öö 32 korda. Kõikide nende küsimuste täielikud vastused või täielikud tulemused on tabelitena välja pandud krüptifuajees, kus toimuvad konverentsi kohvipausid. Kui kellelgi on nende küsimuste kohta veel täpsustavaid küsimusi, siis palun pöörduge mõne kohvipausi ajal, kui need veel on jäänud, vist üks on jäänud veel, jah, Eeriku poole. Et Eerik siis on lahkesti nõus teile neid tabeleid pikemalt lahti seletama. Mõlema grupi hulgas oli vastajaid, kes arvasid, et praeguse lauluraamatu laulud on liialt raskemeelsed ja sünged. Ja sellest on täna ka siin korduvalt juttu olnud. Kuidas aga jagunesid need arvamused protsentuaalselt? 66% lihtliikmetest arvas, et koostatavas lauluraamatus peaks olema senisest enam hoogsamaid ja helgemaid viise, kusjuures nendest 31% arvas, et rõõmsamaid ja helgemaid viise võiks olla oluliselt enam. 29% ehk ligi kolmandik vastajatest arvas, et praegune olukord on täiesti sobiv, et neid ei ole vaja rohkem juurde panna. Ja 6% ei osanud sellele küsimusele vastata. Ekspertide grupis aga oli neid, kes arvavad, et neid rõõmsaid ja helgeid viise on liiga vähe, et neid peaks kindlasti juurde panema veelgi enam, 74%. Ja ainult 22% arvas, et praegune olukord on sobiv. Valdav enamus mõlema grupi vastajatest oli seisukohal, et lauluraamat võiks olla muusikastiilide poolest mitmekesisem. Lihtliikmetest arvas niimoodi 74% ja ekspertidest 85%. Ja need on päris kõrged protsendid, nii et võib öelda, et julgelt uus lauluraamat võib olla muusikastiilide poolest mitmekesisem. Ja muusikastiilid, mida siis välja pakuti, mis siis võiksid olla, ma nimetan ainult esimesed 3, olid spirituaal, gospel ja folk. Märgiti muidugi küsitluses ka palju muid muusikastiile, aga kuna need olid protsentuaalselt oluliselt vähem esindatud kui eelloetletud 3, et siis ma neid siin ettekandes eraldi välja ei toonud, et kellel on huvi, jällegi saab uuringu kokkuvõttest lugeda. Kuidas aga suhtuti võimalusse, et koostatavas lauluraamatus oleks rohkem erinevate maade muusikat? Lihtliikmetest arvas 52%, et erinevate maade muusikat võiks rohkem olla, 35% arvas, et praegu on täiesti piisav, nii nagu ta praegu on, ja 13% ei osanud vastata. Ekspertidest aga arvas
oluliselt rohkem, koguni 70%, et teiste maade muusikat võiks olla rohkem. 24% leidis, et praegune olukord on sobiv ja 7% ei osanud küsimusele vastata. Ja milliste maade muusikat siis on enim soovitud? Et taas välja oli pakutud väga palju variante, neid variante sai ka ise täiendada, aga mina toon välja need, mis on nagu protsentuaalselt kõige olulisemad. Lihtliikmete poolt nimetati Inglise, Soome, Rootsi ja Ameerika muusikat, ekspertide poolt aga Inglise, Rootsi, Soome ja Läti muusikat, mitte Ameerika. Lätile järgnesid aga Aafrika ja siis Vene muusika. Ja mis mind nagu kõige sügavamalt hämmastas isiklikult oli see, et mõlemas grupis toppi, mitte kummassegi toppi, ei mahtunud saksa muusika. Saksa muusika oli üsna tagapool, et miks see nii on, jällegi on raske vastata, et kas tõesti saksa teema on kaasaegsele inimesele jäänud nüüd niimoodi tahaplaanile või suhtuti sellesse küsimusse nii, et kuna saksa muusikat niikuinii juba on nii palju, et mitmekesisuse huvides võiks siis olla seal ka muid muusikastiile. Kuidas suhtuti aga oikumeenilisse ehk teiste kirikute lauluvara lisamisse? Lihtliikmetest arvas 56% ehk veidi üle poole, et seda võiks olla senisest enam ja 34% arvas, et seda ei ole vaja. Ja lahtiste vastuste hulgas oli näha, et oli ka üksikuid tuliseid vastaseid, kelle arvates ei peaks oikumeenilist lauluvara olema. Nii. Ekspertidest pooldas aga oikumeenilise lauluvara suurendamist koguni 71% ja vastu oli 25%. Et nagu näete, siis kõigi nende viimaste vastuste puhul jällegi ekspertide protsendid on suuremad kui lihtliikmete omad, et lihtliikmed ei ole nendes küsimustes nii nõudlikud. Nii, ja milliste kirikute lauluvara sellisel juhul lisada? Enim nimetati lihtliikmete poolt Rooma katoliku, baptisti ja anglikaani lauluvara, ekspertide grupis baptistide asemel aga metodisti lauluvara. Et muidu need topid olid sarnased. Aga lahtistes vastustes tõsteti esile näiteks meie enda vennaste koguduste lauluvara. Kuidas suhtutaks lauluraamatu ilmumisse e-raamatu või äpina? Vähemalt meie poolt läbi viidud küsitluse järgi oleks see vägagi teretulnud. Kui mõlemas grupis 37–45% kasutajatest jääks ainult paberraamatu juurde, siis kasutaks 36 või 39%, 36–39% mõlemast grupist nutitelefoni või tahvelarvuti vaadet ja 36–41% äppi. Nii et need 3 gruppi, paberraamatu eelistajad, vaate eelistajad ja äpi eelistajad on kõik ühesuurused. Ja mis vahe on siis, eks ole, vaatel ja äpil, inimesed seda ka kirjutasid lahtistesse vastustesse, et sellised eeldatavasti üsna suure mahuga äpid hakkavad tahvelarvutit või nutitelefoni koormama. Et ärge tehke äppi, et äppe on niigi liiga palju. Tehke vaade, et see vaade ei koorma. Ja küsisime ka seda, et kui lauluraamatust oleks olemas interaktiivne lahendus, mille maht võimaldab üles laadida täiendavaid materjale, siis mida võiks sinna kiriku rahva rõõmuks veel lisada? Nii. Ja loen siis mõlema grupi ettepanekud kokku. Esiteks palveid, teiseks viiteid muusikale, mis sobivad antud kiriku aasta päevale, kolmandaks päevaloosungit või päevamotot, neljandaks pühakirja lugemisi ja viiendaks mõtisklusi. Oli veel huvitavaid ettepanekuid, aga need olid tunduvalt vähem esindatud. Et põhiline on ära öeldud. Nii et mida siis kokkuvõtteks öelda, et ma võib-olla kordaksin veel, et eksperdid olid igas küsimuses nõudlikumad kui lihtliikmed, aga üldiselt vastused olid sarnased.
nii et väga hea pinnas, millel tööga edasi liikuda. Tänan omalt poolt siia konverentsile kutsumast, teiega on olnud väga tore ja ettekanded on olnud huvitavad. Aitäh ja head konverentsi jätku! Suur tänu, Liina Tilemit. Kaasettekandeks Eerik Jõks, sinul on aega jäänud üle 5 minutit. Just. Me võime küsida nende ettekande kohta, uuringu kohta, aga me võime ka avaldada oma mõtteid ja uuringu läbiviijad võivad seda kommenteerida või oma seisukohti avaldada. Ja meil on selleks aega meie päevaplaani järgi 35 minutit. Minu käes on mikrofonid. Kas keegi tahaks oma seisukohta? Kohe ma annan. Ma võtsin seisukoha, aga tegelikult ma räägin samast siis juba, et mis ma taha lähen. Et siin kõlas selline lause, mis väga puutus mu kõrva, et omal viisil laule on liiga palju. Me oleme 2 päeva rääkinud siin, et oleks väga hea, et neid korduva viisiga laule on palju, et oleks väga hea, kui oleks uusi laule ja oleks iga laul oma viis. Ja sel juhul me ju kirjutame praeguse kõnepruugi järgi omal viisil. Kuidas siis saab olla omal viisil laule liiga palju? See ei ole küsimus mitte viisidest, vaid see oli küsimus sellest mõistest, minu meelest. Aga ma võin juba praegu sellel kellaajal olla nagu segaduses. Et võib-olla öelda oma viisiga, et siis ei ole see grammatiliselt nii koormav. Et see omal viisil mõiste tundub olevat nagu häiriv. Et see küsimus puudutas seda, et kasutatakse liiga palju, et mida see, et ei mõisteta, et mida see nagu tähendab. Vaadake, siin on veel aga algviis on ikkagi ju Punselist saadik niimoodi, et on üks viis on põhiviis ja teisi lauldakse selle laulu viisil. Et küsimus on sellest, mida põhiviisiks pidada ja juhul, kui me teeme palju uusi ja väga häid laule ja siis nad praeguse pruugi järgi ongi omal viisil. Et siis tuleks neid laule ju niimoodi veel juurde, mis on omal viisil. Et Punšelis on loomulikult, või tähendab, kui lauluraamatus on omal viisil, siis me lähtume sellest mingisugusest Punšelist, aga ka Punšelis on mingid teatud laudud, ka näiteks Martin Lutheri kohta, on erinevates allikates omaks viisiks tegelikult 5 erinevat varianti näiteks. Nii et me ei saa tegelikult öelda, et see on kindlasti just see tema oma viis, et see on mingi traditsioon, mis on edasi kandunud, aga tegelikult see traditsiooni see põhi on hoopis laialdasem. Küsimus on selles, et kui ma kirjutan uue laulu, või näiteks kui on see sama laul, ma olen väike karjane, mis täna jutuks oli nii meeldival viisil, et sel juhul see laul on ju omal viisil. Kui ma olen väike karjane, siis ta ongi, see on omal viisil. Ei ole vaidla viisil. Vaidla viisil ei ole, sest ma olen väike karjane, on Martin Kõrberi viis. Ei, aga ma ei kirjuta mitte Martin Kõrberi laulu uut, tähendab, ka väike karjane on praegu omal viisil. Kui mina kirjutaksin mingi täiesti uue laulu, näiteks Laile Vilentali sõnadele, siis oleks ka ju omal viisil. Sinna alla kirjutakse ikka omal viisil selle viisi, selle pealkirja alla. Tore, suur tänu. Autor küll on Jaan Vaidla, aga sinna teksti alla kirjutakse ikka omal viisil. See on see meie komme. Ei, ma selgitan seda, see on hümnoloogias väga levinud segadus. Omal viisil tähendab seda, et lauldakse selle viisiga, mis kuidagi väga selgelt kuulub kokku selle tekstiga. Ehk siis see viis, mis on kirjutatud selle teksti jaoks. See on selle teksti oma viis. Aga Eerikul on õigus. Aga ma arvan, siis kui me nootidega avaldame
laulud, siis ei ole sellel väga sügavat mõtet sellel kasutusel, et omal viisil. Seal on viis ja seal on sõnad ja võibki laulda. Et see on alati tekitanud sellist segadust ja see segadus ei ole muidugi kedagi häirinud, mõned lõbusad naljad on tehtud, aga lõpuks on kõik asjast aru saanud. Aga meil on praegu küll probleeme, et me kasutame lauludele mitut viisi ja sama viisi peal on väga sageli meeldis luuletajatel kirjutada tekste ja mille ma kummardasin Armuvägi selle viisi peale, kirjutati teksti ja lauldi õige mitmeid laule ja minule on isiklikult sünnipäevaks, mul üks Ustav koguduse liige teeb ikka, ma kummardasin Armuvägi sellel viisil teeb uue sünnipäevalaulu. Nii et see on täiesti loomulik, et võib sama viisi peale teha uusi sõnu. Kui sa lubad, siis ma korraks ütlen selle terminoloogia kohta. Meil lauluraamatu komisjonis oli see ükskord päris pikalt ja pinevalt arutamisel, sest et me ei saanud enam äkki isekeskis aru, me räägime paralleelviis ja paralleeltekst, et mida see tähendab. Ja meie oleme nüüd jõudnud oma terminoloogilise tänu Siretile muide. Siret, kus sa oled? Aitäh, Siret! Tänu Sireti väga selgele ja õpetlaslikule mõtlemisele, siis meie Eesti kirikulaulu kõnepruugis tähendab nüüdsest peale paralleel seda, kui on olemas mingisugusest asjast alternatiivne käsitlus. Näiteks, mu süda ärka üles koraalina, selle paralleelviis on rahvapärane koraaliviis. Kui sa laulad mu süda ärka üles teise koraaliviisiga, siis on see alternatiivviis. Sellepärast, et ei ole nagu seda mõisteaparatuuri tegelikult väga selgelt läbi kirjutatud ja sellepärast ongi näiteks Püha öö 32a tekst ja Püha öö 32b on selle paralleeltekst. See on see sama tekst, aga natuke teistsuguse sõnastusega. Aga kui lauldakse teise viisiga, siis on see alternatiivviis. Ja omal viisil arvatakse, et võiks üldse kaduda keelepruugist. Kas on mõni teema veel? Kui keegi midagi küsida ei soovi, et siis ma lihtsalt omalt poolt tänaksin, kui siin saalis juhtub olema neid inimesi, kes sellele küsitlusele vastasid. Ma tahaks väga neid inimesi tänada ja öelge palun ka oma koguduse liikmetele ja kõigile edasi, kes sellele küsitlusele vastasid. See oli niivõrd paks ja mahukas ja see nõudis tohutut kannatlikkust. Ja sellele küsitlusele oli nii südame ja hingega vastatud, nii pikalt ja põhjalikult, et suur aitäh! Aitäh! Aga meil on aega veel. Avaldage nüüd arvamusi lauluraamatu suhtes. Marika. Küsimus, kas on mõeldud ka sisukorrale? Me siin Eha-Ameriga rääkisime just, et praegu on päris raske sisukord leida. Oleks hea, kui see alfabeetiline sisukord oleks alguses. Mõttekoht. Aitäh. Kas keegi lauluraamatu komisjoni liikmetest tahaks vastata? Ma olen nii palju rääkinud. Mart, äkki, kas sa? Mina ei oska praegu meie lauluraamatu komisjoni arutelu praegust seisu, aga ma võin ütelda, et varasemates lauluraamatutes, näiteks 1869, 1899, kui ma õieti mäletan, siis selles uues lauluraamatus ehk 1899 on alfabeetiline nimistu alguses, aga 1869 omas on lõpus. Nii et siin võib valida, kumb parem on. Aga kõige kehvem variant, mida on ka meie varasemates lauluraamatutes, on see, et tuleb see sisukord ja siis pärast tuleb veel mingisugune palvete osa, mida tuleb siis otsida sealt, või seda sisukorda tuleb otsida sealt vahepealt. See on minu meelest ka kõige halvem olukord. Aga kus me praegu oleme jõudnud, seda ma ei oska küll kommenteerida. Minu arust me ei ole eriti arutanud seda.
minu arusaamist mööda me oleme jõudnud sinnamaale, et meil on vähemalt konsensus selles osas, et see lehekülgede süsteem ja registrite süsteem on kiriku laulu ja palveraamatu kõige ebaõnnestunum osa. Et ülejäänu on kõik palju parem. Et saab annab ikka otsida. See on niisugune tunne, nagu mitu raamatut oleks kokku köidetud, eks ju. Täpselt nii oligi. Tegelikult selle raamatuga läks kiireks tegemiseks ja tehti erinevaid osi korraga. Ja sellepärast siis pärast pandi need valmis osad kokku ja siis saigi nagu mitu raamatut tegelikult. Aga me teeme selle korda. Jah. Ja üks väike vastuväide teiste konfessioonide muusikale. Keegi endine nelipühilane on rääkinud mulle seda, et nelipühi kirikulaul on sageli seotud hüpnoosiga. Nii et laulad ja sul tekib mingisugune teistsugune meeleseisund, aga halb omadus on see, et see meeleseisund võib sul ükskord üle minna nii 1,5 tunni pärast ja siis on, kuidas seda meeleseisundit nimetatakse, siis on sul jälle seda laulu vaja, aga milleks? Minu südamelähedane asi on ikkagi see hümnoloogiline informatsioon ja kui me siin registritest ja nendest lisadest räägime, siis ma ikkagi ütlen veel kord seda, ma ilmselt panin selle ka kirja, et see hümnoloogiline informatsioon on minu arvates väga-väga oluline lauluraamatus ja selle kaudu saab just ka neid tuumlaule ja muid valikuid ju väga hästi ka põhjendada ja seletada lahti, et miks neid on valitud sinna ja ka neid hümnoloogilise informatsiooni all ma pean silmas ka kirikulaulu ajaloo lühikest ülevaadet ja siis võib ju ka viidata nendele lauludele, et see laul on sellest ajastust ja sellepärast on ta siin sees, nii et see oleks lihtsalt mitte ainult huvitav, vaid ka vajalik. Kui mina avaldan oma arvamust, siis mina arvan, et kui tekstide juurde tullakse, siis mida luulelisemad tekstid, seda parem. Et laulus on viis ja teksti luulelisus ka väga tähtis ja seda suudavad teha ikkagi päris professionaalid, need sellele tuleks palju tähelepanu pöörata. Mul on küsimus palvetekstide ja muude võimalike lisatekstide kohta, et siin on olnud ka arutelu selle üle, et lauluraamat võiks olla kasutuses ka väljaspool kirikut, näiteks koduseks palvetamiseks või kuskil mujal ja selleks on minu arvates kõik lisatekstid lisaks lauludele väga vajalikud, et kas on mingeid konkreetseid plaane selles osas juba. Kes meil vastavad? Ole hea, sõnasta korra veel see küsimuse. Et tekstid või materjalid lisaks lauludele, näiteks ma olen 2 aastat Rootsis elanud ja seal on neid, on lauluraamat ja siis on lisad ja nii, aga näiteks katoliku lauluraamatus on üsna palju selliseid lisamaterjale, lisapalvusi ja paljud inimesed kasutavad just seetõttu seda lauluraamatut ka kodus nagu palvetamiseks. Ja aitäh, et täna saan öelda seda, et me lähtume kirikukogu poolt siis meile antud lähteülesandest, mis siis sätestab selle, et lauluraamatus on 4 sellist suurt plokki, laulud, mis on vaieldamatult kõige mahukam osa, ja siis ma nüüd järjekorras võin praegu eksida, siis jumalateenistuste ja talituste korrad, et millised täpselt on olnud arutelusid, aga mingeid konkreetseid otsuseid siin veel ei ole. Palved, ehk siis
kas siis üheskoos või ka individuaalseks palvetamiseks kodus sellised palved, nagu on ka kiriku laulu- ja palveraamatus, ja psalmid, millest siis täna on olnud juttu, et need 4 plokki ühes või teises mahus saavad olema esindatud. Nüüd tõsi, nagu siin täna on jäänud ka ettekannetest mulje, tuleb kokku leppida, et millised jumalateenistuste ja talituste korrad me kuulsime ja tõesti komisjon on seisukohal, et me lähtume kirikus kasutatavatest kordadest, et lauluraamatu komisjon ise ei hakka uusi kordasid välja töötama ega vanu nii-öelda likvideerima, eks ju, aga siiski, et kas panna näiteks kõigi talituste korrad sisse. Kui me arutasime sümpoosiumil seda vastavateemalisel, siis leiti, et kui tegelikult ei ole vaja, et vaevalt, et matusel näiteks meil ei ole väga seda praktikat, et lauldakse lauluraamatust ja jälgitakse siis korda, et pigem on laululehed. Samas, kui ma hiljaaegu vaatasin üle kõigi Skandinaavia, Saksa, ka Läti lauluraamatud, siis peab ütlema, et näiteks kõik talituste korrad on sees. Ja ma mõtlesin, et miks see nii võib olla, tõenäoliselt seal just nimelt on ka selline arusaam, et kui inimene saab endale lauluraamatu, siis see on pühakirja kõrval niisugune teine oluline kirikuraamat, mis ei ole mitte ainult see praktiline, et kirikus jumalateenistusel ma seda kasutan, vaid ma võin seda ka kodus lugeda, ma saan aimu, ma saan teada, milline on selle kiriku õpetus lühidalt, tema liturgia ja olla sellega kursis. Täna lõunalauas rääkisime Toomas Andreas Põderiga ka, kes samuti arvas ja toetas, et näiteks väike katekismus, usutunnistused, mingid tekstid kiriku õpetuse seisukohalt peaks olema sees. Aga et need on täna niisugused arutelufaasis, et kindlaid otsuseid veel täpselt, kui palju palveid, jumalateenistuse kordi, milliseid ei ole sündinud. Tõsi, vaadates ka ajalukku, nagu ma oma avasõnades ütlesin, et Eesti ja Liivimaa traditsioon on see, et kõigis lauluraamatutes, mis siin on välja antud, et kas nad siis on olnud mingi suurema kiriku käsiraamatu üks köide lausa, nagu Stahli ajal see oli, või siis nad on sisaldanud sellist õpetuslikku ja liturgilist ainest kuigivõrd. Samas, eks omad nii-öelda piirid hakkab seadma ka maht. Et ühel hetkel me muidugi peame tegema omad valikud, nii nagu ka laulude osas kindlasti, et on see siis 1000 või on see siis 800, midagi jääb kindlasti alati üle. Aga nüüd, mida me ka oleme rääkinud, et on see, et kindlasti valmib paralleelselt ka digiversioon, mis tähendab seda, et see digiversioon nii laulude kui ka siis lisamaterjali osas saab juba olla selline, millele siis mahulisi piire ei ole seatud. Kuidas me saaksime kasutada ka seda materjali, mida on vabakirikute lauluraamatus. Vaimulikud laulud, seal on sama laul, mis on meil 305, Suur Jumal sa. Ja nendel on palju parem tõlge, tõesti palju parem tõlge, et seda peaks vaatama ka sellest asja. Ja nendel on ka üks selline armulaua laul, Sa püha taeva manna, mida meil ei ole, küll see on ikkagi meie lauluraamatu meloodiaga, aga eriti hea armulaua laul, täiesti luterlik. Ja nende lauluraamatus on ka Pekka Simojoki laule, mida võiks vaadata. Neis on head tõlked. Ma sooviksin natukene täiendada veel Marko vastust, sest tõepoolest lauluraamatu maht kasvab. Praeguse 484 laulu asemel näiteks kuni 1000, palved vajalikud, jumalateenistuse korrad ja mitmed muud asjad. Ja selle raamatuga on samamoodi nagu iga eelarvega, kõik on nõus, et seda tuleb suurendada. Aga et see riiulisse ära mahuks ja et ka alaealised jaksaks seda tõsta,
siis minu isiklik arvamus on, et peaks võib-olla mõtlema 2 köite peale. Ehk siis esimene köide, kus on laulud koos alfabeetilise registriga ja teine köide, kus on väga paljud muud lisad, hümnoloogiline materjal, mitmed muud registrid, temaatilised ja variant oli päris palju. Siis on selline mahu suurendamine võimalik. Ma praegu ei kujuta seda päris teisiti ette ja siis on seda võimalik ka mitmes jaos trükkida ja kulutusi ka jagada nende aja peale. Kuna see on selline kõigile võimalus ütelda, mina 30 aastat tagasi mõtlesin täpselt neid samu mõtteid, kuna kuulusin lauluraamatute komisjoni. Tegelikult see igasuguste lisade teema on tulnud sisse ikka ajalooliselt siis, kui tavalisel inimesel oli kodus 2 raamatut, piibel ja lauluraamat. Rikkamatel oli veel mõni raamat. Tänapäeval on raamatuid rohkem inimestel ja sellepärast me ei peaks ühte raamatusse mahutama väga palju kui lauluraamat. Meie häda on ikkagi selles, et laulude valik jääb kitsaks. Meil on see teemade ring, mis kiriku aasta ja elusündmusi puudutab igasuguseid pühasid ja inimese eluga toimuvad asju. Tegelikult oleks vaja tõesti miinimum 1000 laulu panna sisse. Sinna enam ei mahu midagi muud juurde. Võiks olla teine raamat, selline liturgiline raamat. Ja mida me võiksime, kui lauluraamatu komisjon mõtelda 5 või 10 sellist laulu, mis iga luterlane peaks peast oskama. Ja need tulekski leerikoolis pähe õppida ja siis võtad liturgilise raamatu kokku ja siis öeldakse, nüüd laulame, võtkem jumalatsused südamest, nüüd kiita, keegi ei küsi, mis raamatus see on, kõik laulavad. Et meil võiksid olla mõned sellised laulud, mida alati kõik peast laulavad ja mida õpetatakse kohe koolist selgeks või vähemalt hiljemalt leerikoolis selgeks. Ja siis on igasugused jumalateenistuse ja palvusi lihtne igal pool pidada. Ega neid ju väga palju ei peeta sellised eri olukordades ja metsas ja laagris ja kus on selline palveraamat kaasas. Hästi. Et mis selle raamatu nimeks saab siis? Kas LL, luterlik lauluraamat või saab ka Kõlpr volum 2 või mis selle nimeks võiks saada? Või on näiteks kodu- ja kirikuraamat? KK, Ei tea. Veel ei ole seda otsustanud. Tööversiooni on Eerik välja pakkunud kirikurahva lauluraamat. Mina pakkusin välja uus kiriku laulu- ja palveraamat, aga kuna uus lauluraamat juba on ja kiriku laulu- ja palveraamat juba on, siis võiks olla ja siis järgmine põlvkond teeb kõige uuem kiriku laulu ja palveraamat. Aga me oleme kõigi ettepanekute eest tänulikud. Õige vastus hetkel on see, et keegi veel ei tea. Aga täiesti piisab ELK lauluraamat. Jaa, muidugi. Aga muidugi see võib nimi tulla, sest tegelikult siis, kui see sisu hakkab kokku saama, siis on lihtsam nime panna. Aga ma ütlen ühe teate veel. Ma ei tea, kas te kõik teate, aga meil on olemas üks niisugune e-posti aadress nagu laulud@eelk.ee, kuhu me ootame kõiki ettepanekuid. See võib ka olla lihtsalt e-kiri, kuhu saadetakse, et me tahame seda laulu, aga kõige parem oleks koos noodiga. Et tuleks koos noodiga, tekstiga, siis hakkame neid vaatama. Sinna on 10 meili juba tulnud. Ma arvan, et mõnes meilis on rohkem kui 1 laul, nii et seal neid ettepanekuid on, aga saatke veel. Saatke kõiki, mis te aga tahaksite näha seal. Muidugi kõige suurem õnnetus on see, kui laulul saab mitu tõlget. Hoidku jumal selle eest, muidugi ega ta ei jõua ka kõige selle eest hoida, ma tean, et neid hakkab ikka tulema. See pärsib igasuguse peast laulmise ja üheskoos laulmise. Et oleks ikkagi, peaksime leppima, kui üks tekst on olemas, siis lepime selle tekstiga, kui ta on ka viletsam ja meil endal on palju parem, siis laulame seda, mis on nagu üldlevinud. Et mitme tekstiga see on suur segadus, ega see püha öö ei ole mingisugune õnnestunud variant, mis meil 2 teksti sai. 5 võib rohkem olla.
üks laul ja palju viise, sellest ei ole midagi, see ei sega kedagi, sest kui laulma hakatakse, igaüks ei hakka omal viisil laulma, vaid ikkagi võetakse see kõige juhtivama viisipidaja järgi võetakse see viis ja läheb ühel viisil nagunii. Aga sõnad lähevad segamini. Ja ma siiski arvan ka, et seltskond on siin väike, aga kõik need, kellel on luuleandi ja kavatsevad laule ümber tõlkima hakata, et see on küll selline segatust tekitav vaimutöö, millega tegeldakse. Pigem tehke uusi laule. Küsimusi ja kommentaare veel? Meil on veel 10 minutit aega. Mina tahaksin visata ühe palli veel õhku, mis minu meelest on jäänud siin nendes aruteludes, on põrandale kukkunud ja nurka veerinud. On see, et ühelt poolt nagu öeldakse, et oleks vaja mitmekesistada ja rahvas ütleb ka, et oleks vaja mitmekesistada, aga teisest küljest on nagu, et kuskil on nagu mingisugune joon, et sealt üle ei tohi nagu minna. Ja mind nagu huvitaks, et kes selle joone tõmbab või kuidas see joon tõmmatakse, et ei saa ju niimoodi olla, et on natuke pluralistlik. Et ta kas on pluralistlik või ta tehakse nii-öelda keskvõimu poolt niimoodi nagu tavaliselt lauluraamatuid on tehtud, et asjatundjad teevad ja neid usaldatakse või ta siis on pluralistlik, mis tähendab, et ta peab olema suhteliselt vaba ja peab ära kannatama ka, eks ole, selle, et näiteks, et Vallo ütleb, et ärge pange 4 pühi laule, sellepärast nad võivad olla hüpnootilised, aga Juha küsib, et mis teha, et saaks vaimulikest lauludest ka midagi sisse. Et kui on niisugused arvamuste erinevused, et mis me siis pihta hakkame sellega? Et kas meil on mingid foorumid veel võimalik tekitada, kus me saaks neid asju arutada? Kirikulaulu, see, mis on meil kirikulauluraamat, see peaks olema õpetuslikult hästi selge ja puhas. Siin peaks olema üheselt mõistetavad kõik tekstid, et siin ei tohiks olla selliseid mitmeti mõistetavaid ja arusaadavaid tekste. Neid muid tekste võib laulda mujal, aga kirikulauluraamatus peaks olema selline võimalikult õpetuse puhas tekst. See on esimene tingimus kirikulaulu juurde. Mul tekkis üks mõte lisaks Joeli jutule praegu, et niinimetatud uues lauluraamatus ja samuti Saksa lauluraamatus ja minu meelest ka selles uues Läti lauluraamatus iga laulu juures on üks piiblisalm. Et kas meie Kaelberis praegu ei ole seda, aga kas me ei võiks seda mõelda? Et see oleks üks niisugune punkt, see joon, mida sa just mainisid. See on praegu minu meelest isegi meil juba jõudnud sellesse staadiumisse, et me ütleme, et tuleb. Iga laulu juurde tuleb pühakirja viide või ka lühikene tekst selle mõttega, et iga laul oleks kontrollitav pühakirja autoriteediga ja juhataks sinna tagasi. Kui see oleks võimalik, see oleks väga hea. Sõime nii. Just. Nii, aga andke veel. Vallo. Tuleb meelde laulude sisulise kriteeriumi kohta selline tunnus, et kunagi ülikoolis arutleti selle üle, mida arvas Paulus Jeesusest Kristusest. Kas Kristus oli Jumala poeg, kes on tulnud taevast, või oli ta lihtsalt keegi inimene, kes sai populaarseks. Ja ütles üks professor nõnda, et isegi kui me ei loe Pauluse kirju, vaatame laule, mida Paulus tsiteerib ja teeme järelduse selle järgi. Näiteks Filippi kirja 2. peatükk ei ole Pauluse kirjutatud, Paulus tsiteerib seal ühte kristlikku laulu ja seal laulus öeldakse,
et Kristus on tulnud kusagilt kõrgelt alla maa peale, läinud jälle üles ja see ei ole mitte poeetiline liialdus, vaid niimoodi kogudus õpetaski, et Kristus tuli taevast maa peale ja pärast läks maa pealt taevasse tagasi. Ja see just näitab seda, et kirikumuusika ei saa olla mis tahes ilus mõte või poeesia, vaid ikkagi meie õpetuse edasiandmine poeetiliste vahenditega. Ja mina sooviksin ka, et muidugi meil oleks Eesti heliloojate laule ka, et meil oleks see nagu Eesti kirik, aga mul on väga tähtis see, et meie kirikulaul ühendaks meid kogu maailma kristlaskonnaga, et seal oleks selliseid hümne, mida kogu maailmas kristlaskond tunneb, et me aeg-ajalt tunneksime olevat ühe suure Jumala rahva perena, et me ei eraldaks mingisuguseks oma nissiks, et see oleks ka silmas pidada vaja. Õpetaja Haamer. Jooksev piiskop. Suur tänu. Kui me ütleme, et see laul ühendaks meid maailma kristlaskonnaga, siis mina teeksin siia ühe täienduse. Kristlaskond on praegu kahju küll liikumas ilmalikustumise suunas. Ja mina lisaksin, see peaks meid ühendama Kristusega, Jeesuse Kristusega. Sest kui ma olen Vennaste koguduse ju eesotsast Eestis ja kui praegu on see Herrnhuti keskuse poolt meie peale surve, et me peaksime nüüd hakkama arutama, kuidas me ikka saaksime selle ühiskonnaga populaarsetel teemadel kaasa rääkida. Ja see tähendab ka homoseksualism, homoabielud ja kõik need muud asjad. Kas te teate, kui me ütleme kristlaskonnaga, siis hoidkem parem Eestis kinni Jeesusest Kristusest. Sest sina ei tea, mis moodi kõik see võib ükskord pöörata see kristlaskonna asi. Ja see on kahjuks praegu väga hädaohtlikul liinil. Aga kui Jeesusest Kristusest kinni hoiame, siis on meil alus, millele mitte keegi midagi muud enam juurde panna ei saa. Aga uurigem siis, kuidas me saaksime Kristusest kinni hoida. Teist alust ei või keegi panna kui see, mis juba on pandud. See on Jeesus Kristus. Muidugi Euroopa on kristluse mõistes ikka ääremaastumas praegu juba, kui me räägime maailma kristlusega kokkuliitumist, see ei tähenda Euroopa ilmalistuva kristlusega kokkuliitumist, vaid me ikkagi ärkava ja usule tuleva ja võiduka kristlaskonnaga tahame kokku liituda. Ja, aga arvestage, võtke Aafrika laulud ja siis teil tuleb sealt õpetust, nii mis koliseb, millega te kuidagi nõustuda ei saa. Ma ütlen, sellepärast ma küsin sellest joonest, et kui te tahate nagu saada kõike, siis te peategi võtma kõik. See ei ole nii sama lihtne, et teeme aga koostööd, aga ise ei muutu. See ei saa niimoodi olla, et sellepärast see joone küsimus on aktuaalne. Nii, nüüd on ikkagi Kristel. Katsun. Ma tahtsin jagada ühte kogemust, kui me räägime erinevate maade muusikatest. Minu koguduses, kus ma töötan, on ristitud hulk iraanlasi, kes on tulnud siis moslemi riikidest, aga nad on olnud siis kas neutraalsed või on olnud siis ka kristlikes kogukondades ja need on siis meie juures ristitud
ja neid on terve hulk ja mina läksin ühe naise juurde selle lootusega, et äkki ta hakkab mulle ilusat Iraani retsitatsiooni õpetama või ühesõnaga, et ta näitab mulle midagi eksootilist ja minu ettekujutus sellest oli kardinaalselt vale, sest et nende kogudustes, vähemalt selles, kus tema tuli ja ma usun, et ka paljudes teistes, lauldi selliseid väga kergeid ja kitarriga ja süntesaatoriga selliseid lõbusaid rütmilisi laule ja esiotsa oli see minu jaoks väga šokeeriv nüüd mitte, aga üllatav. Aga siis ma võtsin selle kui tõsiasja, ahaa, see ongi nii, et üks asi on, mida ma arvasin, et nad seal kõik kui vägevasti teevad, retsiteerivad psalme vanal moel ja edasi, vale puha. Väga huvitav on see ja samamoodi Filipiinias või kuskil Indoneesias on samamoodi see uuem traditsioon on ju see, mis tegelikult väga paljudes kogudustes on just võtnud, on mõju avaldanud, nii et vaadakem ringi, on väga huvitav. See on muidugi õige, vaata selles vigur ongi, et kui sa ütled, et sa tahad, et rahvas laulaks kaasa, aga ma tahan, et ta laulaks minu laulu ja see ei lähe. Kui teil on nii palju usku, et niimoodi teha, et rahvas laulab kaasa, aga minu laulu, siis tehke, näidake ette, ma tulen, tõesti hakkan kohe tegema järgi. Kui te tahate, et rahvas laulab, siis ta laulab rahva laulu. Ja teie asi on anda sellele siis see õpetuslik tõlgendus, nagu te oskate ja niimoodi nagu vaim teile annab õpetada. Minu käes on praegu meelevald ja üks inimene saab veel sõna. Ma ei näe ühtegi kätt, sellega ma tänan kõiki kaasa mõtlemast ja kaasa rääkimast. Ja nüüd me liigume edasi konverentsi kontrapunkti ja sõna saab Kinga Marietta Papp. Kuidas asjalood tunduvad kõrvalt vaatajale? Nendele teemegi ju lauluraamatut, nii et väga hea kuulda noort häält. Austatud kuulajad, õed ja vennad Jeesuses Kristuses. Laulge issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. Kas see tähendab, et iga kristlaste põlvkond peab leidma endale uue muusika, mida järjekordses lauluraamatust peegeldada? Ma ei ole selles üldse kindel. Meile on antud piibli sõna, mida iga põlvkond püüab aga oma olukorrast, ühiskondlikest tingimustest ning usuveendumustest lähtudes tõlgendada. Samamoodi on teie, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku teoloogide, kirikumuusikute, rahvapärimuse, stilistika ja teiste alade asjatundjate kätte antud kiriku terve senine rikkalik lauluvara, mida praegu töödelda, austades traditsiooni, samas praegu kehtivate teadusliku arusaamade ja jälle kord usuveendumuste kohaselt. Nende alustel tuleb siis koostada, nagu eile ja täna kuulsime, praegu kasvava põlvkonna ning üldkokkuvõttes terve kiriku lauluraamat. Mis kontekstis mina siin praegu sõna võtan? Ma tulen Ungari evangeelsest luterlikust kirikust, mis on oma umbes 86 000 annetaja liikmega, see tähendab koguduste nimekirjas 140 000 ning rahvaloenduste andmetel 214 000 hinge. Umbes samas mastaabis siiski ELK-ga. Meid ühendab ühine ajalooline kogemus ida pool raudset eesriiet ning mõnevõrra paralleelne kultuurikeskkond, saksa kultuurist tugevalt mõjutatud soome-ugri keelt kõneleva rahva ja kirikuna. Luterliku lauluraamatu roll emakeelse kultuuri kandjana ning perekondade vagaduselu tihtipeale peamise allikana on ka paralleelne nähtus. Kirikumuusikute töötingimused on meil paljuski sarnased või kui võimalik veel nigelamad kui Eestis. 300 koguduses teenib meil umbes 200 orelimängijat, mitte organisti, nagu ma eile sain õppida selle erinevuse.
üldiselt vabatahtlikul alusel. Täiskohaga kirikumuusikuid on kõigest paar tükki, poole kohaga kolleege 10. Umbes 1/4 igapühapäevastest kantoritest puudub vastav koolitus täielikult. Pool on sooritanud kirikusisese kursuse. Samas on kõik meie juhtivad kirikumuusikud viimastel aastakümnetel omandanud doktorikraadi Muusikaakadeemias. Ametikonna kahe ääre vahel laiutab siis kuristik, mis ei ole sõltumatu faktist, et kirikumuusika valdkond mitte ainult ei ole väga kõrgel kirikuvalitsuse prioriteetide järjekorras, vaid seda üldse ei leidu ametlike töövaldkondade nimestikust. Järelkasvu eest püütakse hoolitseda Kirikumuusika Instituudi suve- ja talvekursuste, Teoloogilise ülikooli muusikalise BA programmi ning kirikust sõltumatu Muusikaakadeemia MA ja DLA programmide kaudu. Öeldakse, et lauluraamatu tervislik eluiga on 30–50 aastat. Meie praegune lauluraamat ilmus aastal 1981 ning täiendav liturgiline lauluraamat aastal 2007. Tollal leiti, et esmatähtis on viia läbi liturgiline uuendus. Aga kui juba sellel eesmärgil anti välja mingisugune koguduse raamat, sellesse paigutati ka päris rikkalik nii-öelda laululisa, kaasa arvatud Gregoriuse psalmilaul koos antifonidega, nagu juba kuulsime täna. Lisaköide ilmus siis just parajasti 25 aastat pärast eelmise lauluraamatu sündi. Päris uue lauluraamatu ettevalmistamine on praegu alles algamas ning tänan ka siinkohal väga huvitavate impulsside eest, mida võin kolleegidele meil kodus edastada. Ma ise töötan Ungari Luteri kirikus juhtiva piiskopi nõunikuna ning tsiviilis olen koorijuht ja kiriku suvekursuste pikaaegne kirikulaulu õpetaja. Sellel taustal lubage mul jagada mõningaid muljeid ning võib-olla ka soovitusi seoses selle hiiglasliku tööga, mis teil praegu käsil. Püüan siin toimuvat kommenteerida nii praktilisest küljest kui ka põhimõtete osas. Esiteks siis eripära, mida tuleb minu arvates kindlasti edasi viia. Omanäoline materjal ehk rahvakoraal esimesena on ju ilmselge, et lauluraamatu kihtidest nii-öelda kõige omapärasem väärib erilist kohtlemist. Eriti väärtuslik on see materjal just sellepärast, et see ei pärine mitte ainult arhiividest, vaid praeguse põlvkonnani jätkuvast elavast traditsioonist, nagu täna siin ka kuulsime. Kui rääkida tuumiklauludest, siis seda materjali võiks kindlasti arvata Eesti kirikurahva vaimse tuumiku hulka nii-öelda. Konverentsil esile tõstetud küsimustega seoses arvaksin, et lauluraamatus on kasulik näha kõrvuti algpärane koraalivariant ning rahvaviis. Kindlasti tasub kaaluda ka regilaulu põhise materjali kaasamise erinevaid võimalusi, kas või kohandatud teoloogiliselt korrektse tekstiga, nagu täna ka seda proovida saime. Kui lauluraamatusse tuleb eraldi laudavate psalmide peatükk, nagu konsistooriumi lähteülesanne ette näeb, võiks äkki ka taoline materjal, nagu Tuulik Jürio eilses töötoas esitletud regilaulu vormis koraali või psalmitekstid seal rakendust leida. Teine punkt on rohkem tehniline. Eilsel kirikumuusikute konverentsil tõusis esile võimalus välja anda digitaalne, võimaluse korras transponeeritav koraaliraamat, mis on kindlasti hea mõte. Ja ootame suure huviga teie poolt rakendatavaid tehnilisi lahendusi, mis võib-olla 2025. aastani me veel mitmekesistuvad. Peale sisuliste ja tehniliste märkuste tahaks tähelepanu pöörata ka hoiakutele. Siin kogetud professionaalsus ning kirikuvalitsuse jagamatu toetus lauluraamatu ettevalmistamise projektile on teie töö edu garantii. Mulle valmistas sügavat mõju ka muusikalise materjali julge ja vaba töötlemine, mis iseloomustas paljusid esinejaid viimastel päevadel. Pidage sellest kindlasti kinni. Ja siis tulevad minu küsimärgid, millele ma ei kavatsegi vastuseid leida.
Kas lauluraamat vajab rohkem omaloomingut ehk algpäraseid viise? KLPR-i 484 laulust on minu kiire arvutuse järgi umbes 160, see tähendab 1/3 omal viisil, kui ma julgen veel seda väljendit siin täna kasutada. Meie 527 kirikulaulust umbes pool ehk 248 on originaalmeloodiad. Noorte suvekursustel on eriti uhke, kui keegi oskab kõik 248 originaalviisi, edasi jõudnud ka esimese salmiga peast, kusjuures. Kas selline suund oleks positiivne või on see üldse teisejärguline küsimus, jääb teie otsustada. Selles osas võiks appi võtta ka erinevate tekstivariantide kasutuse tihedust näitava statistika, kui äkki teil on selline olemas. Järgmine küsimus, kas on võimalik proosatekstiline psalmilaul tänapäeva praktikasse sisse viia? Ma ise juhin iga pühapäeva õhtul oma kooriga Vesprit, mille raames kasutame ka kogudusega vahelduvalt lauldud Gregoriuse psalme ja seda on meie koguduses tehtud juba 22 aastat. Ametlikus liturgias esineb see palvuse kord aastast 2007. See vagaduselu meetod puudutab osa inimesi sügavalt, aga ma ei ole siiski veendunud, et seda on võimalik laialdaselt kirikurahva ellu sisse viia. Siin pakutud kontseptsioon, mis struktuuri poolt tugineb Läänemaa kirikute 1000-aastasele pärandile, oma lähenemise poolt haakub ka vaikuse liikumisega, kuid samas pakub pea piiramatut vabadust muusikalise vormi ning rakenduse osas tundub väga põhjendatud ning kaasaegne. Mis puudutab tekste, ma tõstaks esile veel ühe vaatenurga peale õigekeelsuse ja poeetika. Kas ja kuidas ühiskond, inetumalt öeldes ideoloogiline õhkkond, mõjutab tänapäeval meie valikuid? Kas kui KLPR valmis tollal koostöös Välis-Eesti kirikuga, seal vist enam ei pidanud tõstma esile rahuteemat või rõhutama põllumajandust ja tööstust kiitvaid laulusalme, nagu meie vanema lauluraamatu puhul. Aga kas me kogeme ka tänapäeval teatud survet seoses teatud teemade või sõnavalikutega? Kuivõrd suudame või tahame olla sõltumatud meid ümbritseva ühiskonna ootustest ja hoiakutest? Kas kiriku eesmärk on olla vastukultuur või hoopis lõimumine? Ja veel üks küsimärk. Eile räägiti palju erinevates stiilides harmooniatest koraalisaates. Klassikaline lahendus oleks muidugi kasutada iga kirikulaulu puhul antud ajastule omast harmooniat. Tundub, et erinevate stiilide ühendamises näevad Eesti kolleegid ka võimalust müüa koraalžanrina noortele. Selle teema üle tasub kindlasti arutleda põhjalikult. Meie kirikumuusikute valik, kuigi 25 aastat tagasi, oli koraaliraamatu saadete stiili ühtlustamine, mis seega ühendas nii-öelda muusikaliselt mitmepalgelist muusikalist materjali ja tegi neist nii-öelda kirikulaulu. Akordide vahetamine iga teise löögi peal võimaldas juba tollal kogudusel laulda rütmikalt, kuid siiski mitte rahutult. Järgmine peatükk on mul soovitused, ehk mida võiks veel paremini teha, kui ühel või teisel partnerkirikul teoks sai. Esiteks temaatilised laulud. Soome lauluraamatulisa, mida te tunnete muidugi aastalt 2016, valmimise käigus komisjon tellis aktiivselt uusi kirikulaule tänapäeval olulistel teemadel, mis puudusid lauluvarast. Soomes olid need teemad näiteks ristivanemlus, isade roll kristlikus peres, ebakindel usk ning võõrandumine kogudusest, kriisid ja katastroofid, rahvusvahelisus ning loodus- ja ökoloogiline eluviis. Täna kuulsime ka siin paari soovitust, nagu täiskasvanute ristimise laulud ning linnas elamise temaatika. Soovitan siis kolleegidel koostada oma nimekiri, kui te ei ole veel seda teinud selle küsitluse käigus,
Mis teemal peetud jutluse saateks te ei leiaks kergesti sobivat kirikulaulu? Või mis on teie jaoks olulised teemad, millest laulaksite hea meelega ka kirikus? Äkki leiate 20. sajandi Eesti kiriku tähtsate kujude lauasahtlist selliseid tekste, mis vääriksid väljaandmist, seega ka kajastades nende isikute rolli kirikuloos. Nii sai meil näiteks sellesse liturgilisesse lauluraamatusse märterpiiskop Lajos Ordaši tõlked, sest tema ei olnud ainult väljapaistev kirikufiguur, vaid ka Skandinaavia kirjanduse väga hea tõlkija. Siis järgmine teema on kaasaegne lauluvara. Meie kiriku praktikas niinimetatud noortemuusika on avaldatud eraldi köidetes, kuid tuleb tähele panna, et sellega käib kaasas kultuuriline lühenemine. Paljudel konverentsidel, isegi vaimulike koosolekutel, ei võeta lauluraamatut üldse kätte. Tekib küsimus, mis on tähtsam? Kas juba enda väärtust tõestanud muusikalise materjali puhtana hoidmine või kirikurahva ühtsus? Ma pean silmas seda, et kui nemad oled ühes lauluraamatus, siis võib-olla lauldaks ka seda vanemat materjali võib-olla. Aga kui raamatut ei võeta üldse kätte, siis ei teki võimalust. Aga samas, kuidas leida garantii uuemate teoste kvaliteedi püsivusest? Usun kindlasti, et teoloogiline sisu peab olema määrav faktor. Kas teatud laul annab midagi juurde lauluraamatu sõnumile tervikuna? Olgem ausad, paljude nii-öelda kütkestavate kaasaegsete laulude puhul tekst on väga nõrk ning eriti tõlgete puhul teoloogiline sõnum üsna hägus. Tsiteerin siinkohal Soome lauluraamatulisa koostajate poolt heaks kiidetud kirikulaulu definitsiooni. Põhimõtteliselt kirikulaul põhineb piiblil ning selle sisu, viis ning luuleline vorm edastab kiriku usku ning inimese kogemust. Muidugi põhjendused on sellest palju pikemalt sõnastatud. Ootan suure huviga teie komisjoni kontseptsiooni sõnastamist, millest lähtudes võite siis hiljem lahendada ette tulevad konkreetsed juhtumid. Tehnilisest küljest toetan muidugi helistikkude ühtsustamist lauluraamatu ja koraaliraamatu ning erinevate tekstivariantide vahel, sellest oli eile ka juttu. Samas tuleb silmas pidada ka võimalikku vastavust üldlevinud eelmängude helistikuga või siis kerge ülemineku võimalus neist koraaliraamatu helistikku. Kohandamine võib muidugi toimuda ka teises suunas. Meie kiriku uusimas koraali eelmängude kogumikus, mis sisaldab nii uutloomingut kui ka enne välja andmata või raskesti kättesaadavaid vanemate meistrite teoseid, kõik eelmängud kohandati praeguse lauluraamatu helistikuga. Märkasin siin konverentsil ka ühte huvitavat tagasisidet. Erik oli tähele pannud illustratsioonid meie lauluraamatus. Jah, tõesti, see on meil alati olnud praktika, mis mitte ainult ei täita neid tühjaks jäänud alasid leheküljel, mis nagu kuulsime ilmselt segab vaid 23% inimestest, vaid neil võib olla ka sisuline tähendus. Kristlikud sümbolid pakuvad pidepunkte ning mitte ainult lastele. Viimati küsis mult keegi, et kuule, mis see on see harfiga laul, mis number? Ja mina hakkasin välja pakkuma igasuguseid psalme ning kiituslaule, mille tekstis esineb harf. Aga tuli välja, et tal oli lauluraamatu lehekülg silme ees. Ühte teemat tahaks veel kõvasti rõhutada, mis esmapilgul tundub võib-olla teisejärguline. Lauluraamatu uuendamisel läheb hädasti vaja pedagoogiat. Mida ma pean silmas? Mitte ainult kirikumuusikute, vaid eelkõige lõppkasutajate nii-öelda ehk vaimulike ja koguduse liikmete teavitamist ja õpetamist enne uue lauluraamatu ilmumist, terve protsessi jooksul, pärast selle ilmumist ning veel ja veel. Tuleb seletada, argumenteerida ning harjutada eelkõige praktikas. Ungaris on meil kergelt öeldes poolikud kogemused sellel teemal, kuigi algusest peale korraldati kogudustes loenguid,
valiti välja proovikogudused, on olnud nii konverentse, koolitusi kui ka artikleid ja väljaandeid, kuid reaktsioonid jäävad siiski enamasti emotsioonide tasandile. Tähendab, mitte positiivsete emotsioonide. Meie kogeme kahjuks väga suurt vastuolu, mis lõhub kirikut tänase päevani, kuigi möödas on juba 11 aastat lisaköide ilmumisest ja niinimetatud uue liturgia ametlikuks saamisest. Pean ütlema, et andke andeks need, kes siin on, aga tuleb alustada kirikuõpetajatest. Et kui nemad tutvuvad sellega, et mis pärast selles raamatus on see, mis seal on ja mis pärast seda tasub kasutada, eriti kui see on teoloogiliselt hästi põhjendatud materjal, siis võib-olla probleeme tekib vähem. Selles protsessis on oluline roll ka lauluraamatus sisalduvate rubriikidel ehk liturgia osade seletustel, mis pakuvad pidevalt võimaluse koguduse liikmetele laiendada oma teadvusi selle kohta, mida ning eelkõige miks me teeme seda, mis liturgias toimub. Minu hinnangul KLPR-i rikkalikud hümnoloogilised märkmed on väga positiivne nähtus ning informatsiooni lisamine koraaliraamatusse ei pea tingimata kaasa tooma selle vähendamist lauluraamatu osas. Pedagoogiliste ülesannete juurde kuulub minu arvates ka hümnoloogide poolt õigeks kiidetud viisi ja rütmivarientide ning fraseeringu õpetamine. Mitte nii, et koraalide kirjapilti tuleks korrigeerida vastavalt koguduse praktikale. Sellel eesmärgil jäeti meil näiteks üks väga armastatud koraal sellest 1981. aasta raamatust üldse välja, sest viis oli kasutusel juba niivõrd rikutud moel. Praegu, 25 aastat hiljem, on see juba sedavõrd ununenud, et koostajad võisid viisi originaali tagasi tuua lauluraamatusse. Rõhutan siis veel kord, et pedagoogilise töö professionaalne ja hoolikas läbiviimine on võtmerollis lauluraamatu projekti edukusel. Ja veel viimane täiendav märkus. Minu käest on palutud selle konverentsi tulemusi ka ajalehes Sirp peegeldada. Kui keegi leiab äsja kuuldud põhjal, et ei ole üldse nõus minu arusaamistega, palun võtku peale programmi lõppu minuga isiklikult ühendust ning arutame asja. Soovin teie edasisele tööle tõelist rõõmu, edu ning issanda rohket õnnistust. Suur tänu! Suur tänu. Kinga Mariette, mina olen nõus. Ja õhtu on jõudnud nii kaugele, et mu silmad otsivad Marko Tiitust. Ole hea. Sina võtad asja kokku. Kallid sõbrad, ma vaatasin mõned minutid viimase ettekande sõnu kuulates aknast välja. Esimene lumi on maha sadanud. Ja lauluraamatu konverents lõpeb. Ma loodan, et selle konverentsiga ei ole nagu esimese lumega. Et tuleb, rõõmustab südant ja läheb. Ma oma kokkuvõtvaid sõnu alustan tänusõnadega. Esmalt tahan südamest tänada, ma usun kõigi konverentsist osavõtjate poolt, ka meie kiriku valitsuse poolt, lauluraamatu konverentsi ettevalmistajaid, toimkonda, koosseisus Eerik Jõks, Mart Jaanson, Maris Oidekivi-Kaufmann, Tuuliki Jürjo ja Kristjanit ma tahtsin veel eraldi nimetada kui meid võõrustava koguduse õpetajat, aga olgu siis Kristjan Luhamets nimetatud ka siin ja küllap neid, kes aitasid ühel või teisel hetkel kaasa mõelda
materjale ette valmistada, läbirääkimisi pidada oli veelgi, aga need 4 inimest on teinud siis ära suure töö ja tegelikult üle aasta on see ettevalmistusprotsess käinud. Aitäh, täname teid aplausiga! Nagu ütlesin, eraldi Tartu Pauluse kogudus, Viljandis on ka Pauluse kogudus. Tartu Pauluse kogudus, kes on meid võõrustanud siin 2 päeva, toitnud heldelt, hoolitsenud kogu tehnilise toe eest, õpetaja Kristjan Luhamets, piiskop Joel, kõik abilised, töötegijad, personal, me oleme ennast tundnud siin hästi. Suur tänu teile! Teile, head sõbrad, kes te olete konverentsile registreerunud, siia ka kohale tulnud 2 päevaks. Meil kõigil on väga palju valdkondi, ülesandeid. Meil on omad pered, meil on omad hobid, meil on oma päevatöö ja see ei ole alati mitte kerge nende asjade kõrvalt näpistada seda kõige kallimat varandust, mis meil on, aega. Aga ma usun, te olete teinud hea valiku. Ma usun, et nagu ikka, parim osa meist on jäänud siia lõpuni. Parim osa Eesti kirikust on siin koos. Aitäh, et olete olnud kaasas, aitäh, et olete siin. Plaksutame endale. Ja lõpuks ma soovin eraldi tänada. Kindlasti kõik ettekandjad on juba saanud aplausi, ka meie Ungari sõsarkirikust Kinga Marjata papp, kes on tulnud kaugelt ja andnud oma peegelduse veel lõpuks. Aga ma soovin eraldi tänada ka lauluraamatu komisjoni, kelle nimed eile avamisel ette lugesin. Et tõesti, eks see komisjonide töö, nagu paljud, kes teavad, on selles osalenud, on ühelt poolt selline hästi aeglane, see on ressursimahukas igas mõttes, kohati niisugune natukene anekdootliku alatooniga, et jälle mingi komisjon pannakse tööle ja see on kõige kiirem viis asjad kuidagi pidurdada või kalevi alla panna. Ma mäletan seda, kui meil olid esimesed mõtted, kas hakata uut lauluraamatut koostama. Ma käisin peapiiskop Urmas Viilma jutul, küsisin ka tema käest, et kas sa peapiiskopina pead vajalikuks, toetad. See ei ole kerge teema. Elu on lühike, et ilma see kiriku ja peapiiskopi toetuseta ka mina ei soovi hakata mingit asja ajama. Peapiiskopi toetus oli ühemõtteline sellele protsessile, samamoodi on see olnud ka piiskopliku nõukogu, kirikukogu poolt. Aga mäletan ka seda tühja valget paberilehte, kuhu tuli hakata komisjoni võimalikke kandidaate välja mõtlema ja ma pean küll täna tunnistama, et Jumala abiga meil on väga hea meeskond. Seal on väga tugev kompetents, on tahtmine leida ühisosa, ka vaidluste, ka erimeelsuste puhul, on tahtmine minna edasi, üksteist innustada ja mul on küll selline hea julge tunne, et kui Jumal samamoodi meiega on edasi, siis me ka uue lauluraamatu koostamise teel liigume julgelt ja rõõmsalt edasi. Aitäh, kallid kolleegid lauluraamatu komisjonis. Võime plaksutada. Ja viimaks, mis siis saab edasi? Ma paari mõtet vaid jagan. Ma usun kindlasti, nagu me rääkisime Siret Rutikuga siin täna lõunasöögi ajal, et need konverentsi ettekanded on olnud väga-väga head ja tuumakad.
Need on salvestatud ja ma saan aru, et Joel kõige lihtsam viis on panna need YouTube'i üles ja see ei nõua väga pikka aega ega väga suurt ressurssi. Nii et tänapäevaste võimaluste juures me ei pea ka arvama, et see mõju piirdub ainult nende inimestega, kes siin füüsiliselt kohal olid. Aga minu ettepanek küll ka lauluraamatu komisjonile ja kiriku valitsusele on, et me püüame leida võimalusi, vahendeid ka need kaante vahele saada, et neid oleks võimalik lauluraamatu koostajatel veel lugeda, läbi töötada, neid väga paljusid häid ettepanekuid hoida silma ees, et verba volant scripta manent me teame, et see oleks kindlasti abiks. Nüüd edasi me modelleerisime, asudes lauluraamatut koostama selle 4 suurde etappi, et esimene etapp oli need arutelud teemal, kas üldse uus lauluraamat või lisavihik või mingid täiendavad materjalid, selle lähteülesande koostamine ja see päädis 2 aastat tagasi kirikukogu otsusega asuda koostama uut lauluraamatut. Praegu me oleme teises etapis, mis on siis ettevalmistused ja me oleme 3 niisugust peamist sisendit kogunud uue lauluraamatu kontseptsiooni väljatöötamiseks. See on siis sotsioloogiline uuring, mida täna ka tutvustati, koguduse liikmete, spetsialistide küsimustik, tänane konverents, erinevad plokid, ettekanded, mõttevahetus ja 3. siis ka hulk läbi uuritud naaberkirikute lauluraamatuid, mille kokkuvõtted on meil olemas ja mille analüüsiga tuleb veel tegeleda. Ja selle kõige pinnalt me juba oleme asutnud siis ette valmistama uue lauluraamatu kontseptsiooni, mis oleks sellise projekti staatuses ja meie ajakava näeb ette, et aasta pärast sügisel kirikukogu võiks selle kontseptsiooni kinnitada. Valmis ta peaks saama varem, me mingil kujul oleme võtnud eesmärgiks seda juba 2019 vaimulike konverentsil tutvustada, tõsi, me ei pruugi võib-olla kõikide peatükkidega valmis jõuda, aga vähemasti sellises olulises osas tahame ta tuua vaimulike konverentsi ette, piiskopliku nõukogu, kirikuvalitsuse ette, seda on siis võimalik juba tekstina arutada, saata oma ettepanekuid. Me seal veel laulude nimekirja välja ei paku. Küll aga siis need kontseptuaalsed põhimõtted, mille üle tänagi on arutatud, mille kohta on küsitud küsimusi, peaksid selles kontseptsioonis sisalduma ja kui kirikukogu selle heaks kiidab, siis saab juba aastast 2020 alata 3. etapp, kõige mahukam, kõige huvitavam osa, ehk siis lauluraamatu koostamine, laulude valimine, töö tekstidega, uute kirikulaulude leidmine ja kõik see, mis sinna juurde kuulub. Ilmselt siis tuleb ka lauluraamatu komisjoni tööd oluliselt laiendada, moodustada toimkondi, alarühmi, kaasata sellesse töösse veel suurem hulk inimesi, kui on olnud kaasatud täna. Meie tulevikku teab viimselt Jumal ja ma siin mõtlesin ka, kui toodi paralleel 30. aastatega, et loomulikult me ei tea, kui kauaks meile on päevi, vabadust niisuguste asjadega tegelda. Viimases Eesti kirikus, kui Toomas Paulilt küsis Jaan Lahe, et mis 50 aasta pärast saab, siis oli tema vastus, et hea Jaan, kas sa tead, kus saaks head materjali pihukirve ja noa jaoks, et tõenäoliselt siis on juba suurem osa tsivilisatsioonist hukkunud ja on vaja kuskilt nullist peale hakata, tõepoolest. Aga täna tuleb meil olla ustavad selles ajas ja maksimaalselt kasutada neid võimalusi, mis meil on täna, et kas see viimne päev tuleb siis homme või 25 aasta pärast, aga me istutame täna oma õunapuu, me hoolitseme selle kiriku ja nende inimeste eest, kes on meile antud. Ja ma veel kord ka kinnitan, et tõesti ka kiriku juhtkonna, kiriku valitsuse toetus uue lauluraamatu koostamiseks on olemas, aga selle kaudu ei kuulu see toetus mitte ainult lauluraamatule, vaid kirikulaulule, kooridele, laulvale kogudusele, muusikale, orelimängule, kõigele sellele, mille
mis koondub ja kes koonduvad lauluraamatu ümber. Et ma olen iseenesest küll väga veendunud, et kui meie kirikust kaoks muusika, laul, pillimäng, inimesed, kes seda eest veavad, kes sellega kaasa tulevad, me muutuksime mingiks kuivaks, tehnokraatlikuks, Exceli tabelist näpuga järge ajavaks, kas siis kultuuri- või õndsusasutuseks. Me oleme laulev kirik ja õnnistagu Jumal ka meie tööd uue lauluraamatu valmimisel, et me võiksime tema ülistuseks laulda siin ja kord igavesti. Aitäh kõigile, aitäh Jumalale ja sellega on siis lauluraamatu konverents lõppenud ja 10 minuti pärast on siinsamas Pauluse kirikus jumalateenistus. Aitäh! Suur tänu Markole kõike seda vedamast, komisjonile, ettekandjatele. Te olete kõik teinud täna tubli töö. Teile on täna lubatud 1 tund kauem magada öösel. Ja valmistume nüüd jumalateenistuseks. Kella järgi küll 6 minuti pärast algab jumalateenistus, kui vaimulikud selleks valmis saavad.